Kallid lapsed, need tavaliselt on niimoodi, et te lähete oma tubadesse ja meie jääme siia suurde tuppa ja teil on võib-olla väga põnevad asjad ja nüüd te täna kuulete, näete, kui igavad on vanainimesed. Aga võib-olla ei ole ka igavad, ei tea, et kuidas me kuulame ja kui kaua meie tähelepanu jätkub. Et seda nüüd, ma mäletan, et üks kord oli, et kui öeldi, et isad lähevad ka nüüd pühapäeva kooli, vaatame, mida lapsed teevad. Ja see oli mingi, üks kord oli vist niisugune. Kujutage ette, et kui meie kõik tuleksime sinna üles tuppa, vaatame, mida te teete. No ei lähe nagu hästi, ei mahu ära. Aga te mahute siia suurde ruumi nagu väga hästi ära. Aga teemad on tõsised, et see advendi aeg, te olete nüüd oma lauludega nagu korraks ja nagu lapsed ja noored ikka, et tahaks kohe kõike näha korraga. Te olete nagu need eesriided nagu korraks täiesti lahti teinud. Eriti mõned laulud olid, nagu oleks kohe jõuluaeg juba käes, et kohe tuleb kingipakka, aga siis paneme jälle kohe kinni. Et see oli kogemata, läks lahti. Esimene advent, süütame ühe küünla, teine advent, süütame teise küünla, kolmanda, neljanda. Vaat kui inimene on kaua aega pimeduses olnud, siis ühe korraga palju valgust ei või näidata, et kohe pimestab ära, et siis nagu natuke haaval see valgus tuleb ja see on ka Jumala tarkus meie ellu, et ta ei anna kogu seda selgust, ilmutust, et kogu tõde oleks kõik lõpuni avalik, vaid ta annab seda nagu doseeritud või natuke haavalt, kuni me silm jälle harjub, me kasvame sisemiselt selle sisse ja siis antakse juba järgmine küünal ja arusaamine. Ja nii on ka lapsete elus, et natuke haavalt, no samm-sammult ikka. Ja täna on siis esimene küünal. Aga 2 esimest küünalt ja 2 esimest pühapäeva kõnelevad Kristuse taastuleku aus ja väes. Kõnetavad meid just nagu globaalselt, universaalselt, kogu maailmast, kuidas tema, kes on Betlemas küll sündinud, aga kord tuleb hetk ja aeg, kus kogu maailm korraga tema palges muutub. Ja mitte, et maailm nii heaks saaks kohe tingimata, vaid tema muudab seda. Ja selle kohta meil on siin lauluraamatu lõpus on kõigi kristlastega ühine usutunnistus, see on apostelik usutunnistus ja seal on üks lause selle kohta, et ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kõik, mis me siin elus teeme, oleme, toimetame, me oleme kõik kindlasti head inimesed, kogemata vahest ka ekslikud ja vahest ka pahurad ja kõike tuleb ette. Aga ikka üldiselt head inimesed, aga usutunnistus ütleb, et tuleb aeg, kus kõik me anname ikkagi aru, et kes me siis olime. Suured ja väiksed, nii et sellega peame arvestama. Ja tänane evangeelium räägib nüüd nendest eelnevatest sündmustest, sellest rahutusest, mis on inimeste südames, mis on maailmas ja kuidas me peaksime siis Kristust ootama tema teist taastulekut. Ja see on Luuke evangeelium 21. peatükk, 25-36 salm. Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus mere kohine ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse ja siis nad näevad inimese poega tulevad pilve sees väega ja suure hiilgusega, aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamisega ega argielu muredega
ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt, otse kui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peale asuvad. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Aamen. Me oleme terve selle mööduva aasta nagu olnud pidevalt rahutuste keskel. Ja õnneks Eestimaa on nagu väga vaikne paik selles rahutuste meres, mis maailmas valitseb. Ja see on meid riivamisi puudutanud või inimesed teinud nagu väga ärevaks, et kui te vaatasite eile õhtul uudised, et väikene Tartu linn, natuke suurem kui meie oma, ja kujutage ette 2 demonstratsiooni, üks on ühel pool jõge, teine teisel pool jõge, ja no võiks nii ütelda, et ühed karjuvad ühte ja teised karjuvad täpselt vastupidist. Väike Eesti rahvas. Et see rahutus nagu hoog tuleb kuskilt üle piirida, nagu sõna ütles ka, et nagu merevood, mis kohinal tulevad üle. Ta loodame, et esmaspäeval see 30-meetrine tuul sekundis, et jätab ikka meie kodud kuivaks. Aga see on meile Pärnu inimestel väga selge, kuidas see kohin tuleb ja ühel päeval ongi korteris ja keldris sees. Aga kui need rahvaste rahutused tulevad, siis see on nii nagu äng ja hirm tuleb inimeste peale. Ja me oleme seda kogenud. Ja selle tagamaa on ka natuke niisugune, et kui siin elus liigub selles suunas, kus on kuidagi nagu midagi rohkem ja ilusamat. Kõigepealt liiguvad kaubad. Seal, kus kaupasi laaditakse ümber ja kingitusi tõstetakse ühest kohast teise. Seal on ka palju lapsi, palju inimesi ka tuleb sinna kokku. Sinna tekivad linnad. Pärnu on ka üks niisugune linn, Sadama linn, kus on aja jooksul inimesi tulnud, sest siin on elu, siin on töövõimalusi, siin on raha. Et see on nagu kaupade voog, inimesed on kaasa liikunud, tulevad asundused, leiavad oma ilusa elu, siis on informatsioonivoog, mis on hästi kiireks muutunud viimasel ajal. Et nii palju informatsiooni korraga, et lihtsalt meie mõistus ei võta seda kinni, et kuidas see kõik on. Nooremad saavad hakkama, 3 asja teevad korraga koolis. Kuulavad õpetajad, segavad naabrid ja teevad veel telefonis ka veel tööd. On ju? Et tõeline niisugune, multitalendid. Aga inimesed, meie ei suuda niimoodi. Ja nüüd me oleme korraga näinud, et ootamata, kõik see on toimunud üle piiride. Meil oli isegi hea meel, et üle piiride tulevad toredad kaubad. Hiinast ja Taiwanist ja veel kuskilt. Aga nüüd hakkavad inimesed ka tulema üle piiride ja nad ei tule üksikult, mitte 4000 korraga Eestis aasta jooksul, vaid ähvardab kohe rohkem tulla. Ja see on, mis hängi tekitab tohutult. Kuidagi üle kõige selle. Ega sel ajal, kui Jeesus rääkis neid asju, olid ka need asjad kuidagi aktuaalselt. Aga ta ütles, see ei ole kõige tähtsam veel. Jälgige, et ka kuidas on nagu see tähtede seis ja kõik see, mis taeva võlvil toimub. Et kui seal on suuri märke, olge tähelepanelikud. Praegu paistab, et on esialgu rahulik. Siis ta ütleb, et vaadake ka teises kohas, ütleb, et vaadake ka viigipuud, et kui see hakkab haljendama, aga viigipuu on Iisraeli tunnus. Tõepoolest see on haljendama hakanud, 1948. aastal sai iseseisvaks riigiks. On mõtlema panev koht. Aga mitte see, vaid Jeesus ütleb, et tõstke oma pead üles. Pead võib tõsta väga mitut moodi. Ma just vaatasin seda mikrofoni asetust, et Rebecca ütles, et tõsta kõrgemale. Ikkagi juht teab, kellel on tugevam hääl, kellel on nõrgem hääl, ja et see väiksema tüdruku hääl, et kui ta tõstab oma pea üles, jõuab niikuinii siia. Et nüüd selle pea tõstmisel võib olla mitu momenti, et
Vaat, kui on väga raske elus, siis väga paljud meist tõstame ka nagu trotslikult pead üles ja uhkelt pea üles, sündigu must tahab, me oleme oma teed, nii. See ei ole see, mida Jeesus siin mõtleb, et tõstke oma pead üles, kui te valvate ja teile lunastus läheneb, vaid tegelikult ta juhib meie tähelepanu, et me ei vaataks nendele ajastu lainetele, nendele voogudele, kauba, informatsiooni, inimeste voogudele, mis ähvardavad meid, vaid vaataksime sellele, et meil lunastus tuleb. Ja see ajaloos tuli ju väga väikselt, et see väike küünal, mis Petlemas, nagu see eluküünal, mis tegelikult süüdati. See on nii väike, et miljonid sellised küünlad on kustunud ja ei ole jälgi jätnud. Aga see küünal, Jeesuse küünal, see on jätnud jälje ja täna ka me laulame siin sellest küünlast ja Jeesusest ja lunastusest, päästest, mis ta meile on toonud. Ja mis ma veel tahaks ütelda, siin on öeldud ka, et valvake ja paluge. Valvamine on üks suhteliselt raske tegevus, et mehed, kes on sõjaväes käinud, ja teame, et see 2 tundi, ma arvan, et Eesti sõjaväes on ka, et postil olek on 2 tundi, võib-olla keegi korrigeerib mind, aga sinu värsked mehed. 2 tundi, see on ikka nii. 2 tundi. Aga kui see 2 tundi on keset tööd, näiteks 2-4, vaat siis on väga raske, või ütleme 3-5 või kuidas see graafik läheb. Et siis on väga raske, et niisugune tohutuni tuleb peale. No üks asi on, sa hoiad ennast liikumises, et sa just seljas muudkui kõnnid, teed oma tiiri tuimalt, rutiinselt, ikka kõnnid ja see on huvitav, et isegi käies võib magama jääda ka. Siis on üks võimalus, vaata kui naaberpost on lähedal, seda ei tohi kasutada, siis otsad jooksevad kokku, lähed sinna, kus naabri tunnimees on, hakkad rääkima. Aga sellest võib narjaadi saada, nüüd on teised nimed, sellest pannakse sind puhastama midagi väga ebameeldivat. Et sa ei tohi rääkida teistega ka, vaid sa pead rutiinselt valvama. Vaat seda rutiini, elurutiini tegelikult paljud ka me kristlastena ei suuda. Me ei suuda seda rutiini nagu sellest kinni pidada. No kas me peame, aga me kuidagi peame valvel olema. Möödunud nädalal ma olin evangeelsete üliõpilaste siin kohtumisel Agape kirikus, ja kes siin Pärnus õpivad. Ja siis seal üks küsis lõpuks, teema oli sama, küsis mu käest, et aga teie isiklikult, kuidas teie siis valvate? Ma olin kõiksugust suurt tarkust püüdnud rääkida, aga no isiklikult, kuidas siis sina, Joosep, valvad ja ootad issanda taastulekut? Ja siis ma hakkasin mõtlema sama rutiiniteemat ja mõtlesin, et hommikul, kui tõusen, tänan, et ma olen ikka elus ja tänan taevaisa. Lapsed teil ka, et kui te nüüd hommikul tõusete, et tänaga ikka taevaisa, et isa ja ema on ja laud on kaetud ja on nagu on lasteaed, kuhu minna või kool, kuhu minna. Lõuna ajal, kui söön, siis panen käed kokku, tänan, et toit on laual. Õhtul ka vaikselt tänan, et päeval on hoitud. See on niisugune elementaarne osa, aga see on see väike küünal, see tuli, mis põleb meis, see valvsuse tuli, et me tahame oma issandaga kohtuda. Me ei põgene tema eest. Põgenemise võimalusi on palju, siin oli ka nimetatud, et sellised asendustegevused,
mis ei ole just eriti valvamise poolt, liigsöömine. Et kui inimene on stressiseisus, siis ta, või päevas on väga palju erutavaid asju olnud, lähed koju ja muudkui sööks ja sööks. Või siin oli öeldud, et ja purjutamine. Tänapäeval on lisandunud veel muud ained. Et need on kõik niisugused asjad, asendustegevused, mis ei hoia meid ärkvel, vaid vastupidi, nagu selle ärksuse hävitavad. Ja Jeesus hoiatab nende eest. Et ka isegi argielu mured, ka need võivad olla asendustegevused. Et mis sellest nüüd saab? Või mis sellest asjast saab? Ja see muruje kasvab nii suureks, et enam ei paista ei küünlad ega jõulud sealt tagant, ega isegi suur kuusk ei paista enam välja, sest mure on suur. Valvake, paluge. Ma soovin, et me kõik, kuigi me süütame oma kodus, selle küünla siin süütasime, see on väga väike, me ei kiru pimedust. See on ka üks tänapäeva komme, et oi kui pime on kõik, Toompeani välja on pime. Me ei kiru seda, vaid me süütame küünla usus, lootuses, armastuses ja palume, issand, lase sellel ka minu südames, minu elus süttida, et see kedagi täna, järgmisel nädalal võiks valgustada. Väike valgus võib olla tohutu suur märk selles maailmas. Kõik märkavad, et korraga on valgus. Meremees tormis märkab valgust, tähendab, rand on lähedal. Ja see valgus on täna süüdatud, advendiaeg on alanud, õnnistatud advendiaega, me tõuseme palvele.